Tervist, mina olen Karli Saul, fotograaf ja hiljuti ma sain kätte sellise kaamera nagu on 6D. Algul vaatasin selle andmeid, väga palju erinevust ei näinud sellel 5D Mark 2-ga ja megapikseid on tal näiteks üks vähem, pilti teeb sama palju sekundis ja fokusseerimispunkte on tal ka ainult kõigest 9. Aga need fokusseerimise poole pealt on tal üks hea eelis, et tal on keskmine punkt, mis on risttüüpi ja selle fokusseerimisaste on -3. Ning mida see tähendab? See tähendab seda, et see kaamera on võimalik fokusseerima ennast ka kuuvalgel ööl. Ehk kui ta leiabki väikese kontrasti ülesse, siis see kaamera fokusseerib, mida ükski teine kaamera juba ei olnud võimeline tegema. Et kui enda silm pimedas enam ei näe midagi, siis see kaamera peaks olema see, mis näeb. Ja kui võrrelda nüüd teda näiteks 5D Mark 3-ga, siis see erinevus on ka veel selles, et 5D Mark 3-l on pimedusaste on -2, ehk ta on 50% veel parem. Siis kui ma Kossu käisin pildistamas, ma tegin korvi alt pilte ja minust vasakule poole kohtunik, kes oli minust kuskil sellise 1,5 meetri kaugusel ja ta on ilusasti tervelt pikalt pealt ja ma tegin selle pildi põrandalt lähedalt niiviisi natukene üles keeratud sellise väikse nurga asendis ja sealt oli kõik, mis seal oli, mida mina nägin see kaamera ka täpselt samamoodi. Lisaks ma tegin ühe väikesed testpildid ka korvpallisaali nurga pealt. Paremale poole jäid reklaamtahvlid, mis on ilusasti ka pildi peal ja samas ka see parem pool oli kõik see sein ja kõik oli näha 7D-l, mis teeb selle 1,6 kropiga, sama objektiiviga, 15 mm kalasilmaga, siis see võttis sealt ikka väga palju ära ja seda ei olnud sama võrdväärne. Lisaks tegin pilte ka veel teleobjektiivi 70-200-2.8 ja selle heaks eeliseks on see, et on hästi valgusjõuline. Aga kui ma proovisin selle 7D-ga, siis võrrelda 7D pilte nüüd 6D-ga, siis on näha sellist teravust ja on ka näha rohkem detaile pildis, kui on seda 7D-l. 7D eeliseks on muidugi see, et saad kaugemad asjad saad omale lähemale tuua, aga kui need ikkagi välja lõigata, siis selle 6D täiskaader on fantastiline. Sel kaameral on ka veel väga hea ISOd, ehk see tähendab seda, et kui tavalistel kaameratel jooksevad kuskil 6400, 12 000, siis selle jookseb 25 600 ja seda saab veel laiendada kuni 51 000 või 52 000, see on juba nii suur number, et mina reaalselt ei kasutagi väga palju üle 12 000 ISO ja seda on ka väga ekstreemsetes tingimustes muidugi. Aga veel, mis ma siin kaamera puhul veel uurisin, on ka see HDR, mis on 5D Mark 3-l olemas. 5D Mark 3 ja 6D erinevus on see, et see kaamera, kui HDR-ina teeb selle pildi, siis ei tule tal see lõpus see pilt kokku, et ta pead isegi selles oma arvutis selle kokku panema, et ei saa seda nii kiirelt nagu kokku. Lisaks selle kaameral on natukene teistsugune käsitlemine, kui oled harjunud ära vanade kaameratega, kus käis zoomi nupp, olid siin ülevalt ja said pöidlaga sisse zoomida live views, siis hetkelt seda enam ei ole, et sa siit sisse zoomid, vaid käib see siit zoomiga, millega saad luubi nupu pealt, mis vajutab ise kohe sisse seda kõike. Et ei olegi nii lihtne enam teravust otsida selle kaameraga. Kui varem oli lihtsalt vajutasid korra ja korra, siis nüüd tuleb ümber harjuda sellega, et saada see täpne teravustamine kätte. Teine asi, mis veel on tal külje pealt olevad nupud, mis on puudu. Et on kõik toodud siia poole ja neid on vähendatud. Ja kui oled vanade kaameratega harjunud, siis natukene tuleb ümber harjuda, aga kui see on esimene kaamera, siis siin ei ole nuppude kasutamisel mitte mingit vahet. Ja üks asi, mis siin on tundub võib-olla on see, et kõik konkurendid omavahel üritavad mugavaks teha neid nuppe, aga on väga palju sassi ajanud. Ja lisaks on veel need nupud, mis siin on ka olemas need kettad, kõik, mis on teistel olemas, aga see joystick on pandud ka siia kette juurde. Et sellega on mõnes mõttes on lihtne, mõnes mõttes on harjumatu, aga samas on jälle väga kerge seda käsitleda.
ja ülejäänud asjad, mis on näiteks see start on-off nupp nii-öelda live view'l, mis video ja nii-öelda siis pildi selle režiimi pealt ümber lükkab, on ka väga hea, et mis on 7 alates tulnud ja kõik toimivad väga hästi.